Sündmuskohale jõudes oli üks auto oli keset teed, inimeste käest selgus, et teine auto on paarsada meetrit eemal. Kella 6 ajal õhtul sai häirekeskus teate, et Põhja-Sakala vallas Põltsamaa ja Võhma vahelisel teelõigul on kokku põrganud Volvo ja Citroen. Sündmuskohale jõudes selguski, et pärast autode kokkupõrget oli Volvo mööda teed hea mitusada meetrit edasi libisenud ja seda ühe rattata. Kummaliseks teeb selle liiklusõnnetuse see, et üks auto on sõitnud 3 rattal lausa mingi 500 meetrit eemal. Et mis see põhjus võis olla? Ja tõsi, Volvo on siis vasak esimene ratas koos õõtsoovaga alt ära ja see on tõesti eemale liikunud. Uurimine näitab, ütleb, mis seal juhtus. Autojuhi ütlused on hetkel sellised, et ta ei tea, kuidas see juhtus, et ta ei tea. Mõlemas sõiduautos olid õnnetuse hetkel ainult juhid. Volvo juht viga ei saanud, kuid väikekaubikut Citroen juhtinud mees vajas kohe sündmuskohal arstide abi. Mõlemad juhid olid kained ja tee õnnetuspaigas talvine, kuid mitte ääretult libe. Üks sõidukitest on siis kaldunud ilmselt vastassuunda ja kannatanud siis hetkel on toimetatud kiirabi poolt haiglasse, kuid midagi hullu neil esialgu viga ei olnud. Liiklusõnnetusi juhtus eile õhtul veelgi. Kõigest pool tundi hiljem tuli niisamuti Viljandi külje alt teade, et 28-aastase naise juhitud Volkswagen põrkas kokku vastassuunast tulnud Citroeniga, mille roolis oli 77-aastane naine. Volkswagen põrkas kokku Citroeni taga sõitnud Renault'ga. Citroeni juhtinud 77-aastane naine viidi haiglasse. Politsei paneb kõikidele liiklejatele südamele, et talvisel ajal tuleb valida õige sõidukiirus ja hoida piisavat pikivahet, sest tee on sageli libe.